peaks käima. Töötab. Mägi on ka, näh. 12? 13. 13. Täna hommikul läks 12 üles. Oled kindel? Jah. Äkki jah. Pean üle kontrollima? Kontrolli üle. Oot. Ühesõnaga päevad lähevad sassi juba, veits. Mis ajasid segadusse? Lisaks sellele, et nagu numbrid lähevad sassi, see sisu hakkab ka juba veits nagu... 13, mul tuli meelde. Suurepärane. 13 ja reede. Ei ole reede. Täna on esmaspäev vist. Vist on esmaspäev, jah. Eile oli pühapäev, oli poodidega ilge jama. Igatahes, täna oli väga hea päev. Väsitav, aga hea päev. Hommikul joppas, nagu ikka tohutult vedas. Nagu ikka vedas. Läksime, mõtlesime, et oleme lahedad, jõuame raamile natukene varem, 6:30, 7 pidi väljuma ja jõuame sadamasse. Mis me näeme, on praam, mida me ei näe, on järjekord ja mis me näeme, praam on rahvast täis. Ja ütleme niimoodi, et see oli mingi 5 minuti mäng. Sest tegelikult... Me olime viimased, kes peale laeti. Tuli välja, et tegelikult pidi sinna praamile pileti eelnevalt ostma. Võis mingi broneerima ja see oli pre-book oli selle asja nimi. Ja igatahes me surusime ennast praamile, sest et me ütlesime ka, et kuna meil on see autopäss, ehk siis nad nagu said aru, et meil on ikkagi olemas. Niimoodi, et... Ja Kelly suutis vist kohe praamil asja ära teha või? Ja seal oli niimoodi, et seal oli nagu seal sadamas, kui sa seal järjekorras seisid, siis seal olid QR-koodid, et registreeri ennast siin. Mis olid mõeldud siis eelkõige just jalakäijatele, just et sa paned oma nime, sünni, kuupäeva väga mugav, vaata, ja skännid riigi. Sisse ja skännid sisse ja kohe tehtud. Ja siis sa küsisid, et kas meil on see QR-kood olemas, nagu mida talle näidata, vaata. Ja siis me olime nagu, et meil ei ole, et kas meil on vaja mingit eraldi piletit, et meil on see autopass, on ju. Ja siis ütles, et oota korraks, lasin, et kõik, kellel olid need QR-koodid juba olemas sisse autodega. Ruumis elamuts oli, selles ei olnud nagu probleem. No ta alguses muretses sellepärast, et äkki me ei jõua nii kiirelt tehtud ja nüüd praam hakkab siis sellepärast nagu mingi... Ei, nad niikuinii kontrollisid veel praami peal ka. Seda küll, aga äkki me ei jõua üldse nagu seda pileti asja tehtud. Ja. See oli jah QR-kood, ma skännisin selle kohe ära enne, kui sa isegi veel laeva jõudsid. Mugav. Ja siis, miks ta lasi meid enne, oli see, et ütles, et muidu oleks nii kaua aega läinud selle regamisega, sest ta oleks pidanud seda ise tegema. Aga siis selle QR-koodi tagant nagu ma sain ise teha, nimedki ka seda õiget panna ja siis põhimõtteliselt, kui ma paningi, et confirm või kinnita, siis ta andiski QR-koodi, mille tema siis oma telefoniks sisse skännis ja nägigi nagu meie andmeid. Aga kui ma pärast vaatasin seda sõiduki või nagu pileti eelbroneerimist, siis seal ikkagi pidi nagu sõiduki ja registreerimisnumbri ja asjad ka panema. Nii ma eeldan, et seda nad tegid siis meie eest. No kui ei teinud, siis ei teinud, see on nende asi ja igatahes... No ma arvan, et nad tegid, sest et see pileti ju, mis ma vaatasin, et maksis tegelikult sõidukile, mootorrattale maksis 421 kohalikku. Nüüd ongi huvitav näha, et mis iganes päeval, kas homme või ülehomme tuleb see autopassi... Ja kellel järjest tulevad kogu aeg meilid, et kui mis iganes praamiületused meil eelnevatel päevadel on olnud, siis umbes keskmiselt 50% soodsamalt. Kõik on olnud 50% soodsamalt. Mootorrattal ei ole see suur vahe. Nagu mootorratta piletid on nagunii odavad, mingi eur, 2 euri. Kõige kallim on olnud 39 kohalikku, mis siis on mingi 3,5 euri ja kui sealt veel see 50% alla arvestada, siis see tuleb nagu päris sooda. Ehk siis mootorrattal ei ole nagu nii palju see soodustus, aga kuna see on protsent, see ei ole mingisugune 5 kohalikku või 10 kohalikku igalt piletit alla, siis ma kujutan ette, et mingitel karavanidel, mis on 5 meetrit või pikemad, need lähevad vist juba mingi suurem mingi asja alla. Ja see 6 meetrit. Mul sõber rääkis et tal on buss, mis on nii-öelda siis elamuks ümber tehtud ja osades kohtades võetakse tal alla 5 meetri ja teises kohtades võetakse üle 5 meetri. Kas tal ei olnud 8 või? Ei, tal on see astmelaud vaata seal taga. Jah, ühesõnaga ma ei tea. Ja kui on üle, siis on mingi tohutult palju kallim. Ehk siis, aga kui sa võtad protsendi, siis sealt hinnalt sa saad ikka nagu alla. Ehk siis nüüd ongi huvitav, et kui muidu oli see praam 421 kohalikku, siis on 2 sotti. Et kas tuleb see 2 sotti, sest seal on autopassis on nagu erinevad need protsendiastmed. Nii palju kui ma aru sain, siis selle private lepinguga peaks olema kõikidest asjadest -50%, et seal ei ole enam vahet, aga ma ei ole kindel.
ja kuna seal laevas olid ikkagi sildid, et kasutage seda autopassi ja et see nagu noh, et nad ise ka promovad, tõenäoliselt on nii palju lihtsam ikkagi sellega, neil endal muidugi, ka. Sest muidu sa pead olema ju sõiduki juures, et nad tulevad oma selle terminaliga, sa maksad ära või et kuidas sa maksad, kuidas nad kontrollivad, millal sa maksad, on ju. Pärast ei lähe makse läbi veel ja pärast pole netti ja no iganes. Et sellega on nagu lihtne, jah. Aga hommikune praam oli üllatav jah, sest et ütleme ausalt. Ja see läks varem välja ka. See läks 6:45 välja. 7:00 oli planeeritud, 6:45 olid luugid kinni ja praam liikus. Ehk siis vedas. Joppas. Päev algas nagu. Ja kui ma tegelikult pärast vaatasin, siis suht mingi lõunani olid kõik pre-bookid välja müüdud. Sa vaatasid netist, jah? Ja ma vaatasin netist, et seda hinda näha. No mootorrattaga tõenäoliselt ei olnud probleemi, sest et seal oli tegelikult selline huvitav lahendus, kuidas mootorrattas kinni tõmmati. Sul oli praami külje peal oli selline suur pikk kett. Nagu ikka mingi nagu jõhker kett, noh. See ikka ankurkett oli. No okei, võib-olla nii jäme võib-olla ei olnud, aga noh, ikka jäme. Ja siis olid tõmmatud nagu otsad kinni, kett oli hästi pingul ja siis mootorrattad läksid nagu põiki üle või risti üle nagu üle selle. Ja siis tõmbasid kust iganes kohast mootorratta sinna keti külge kinni kormarihmaga. Hästi pisikese kormarihmaga. Küll olid mingi kukkumisraamid, tõmbasid kinni mõlemalt poolt niimoodi, et ratas ei liigu. Osad oli enne panid üle, aga nad eelistasid kukkumisraamid. Aga üle on see loll asi, et sa võid kahjustada sadulat. Ja no see huvitav oli nagu minu jaoks see, et kui me muidu oleme käinud nagu muudes riikides, siis ikkagi töötajad ise tõmbavad selle ratta kinni, siis seal nad pigem tahtsid, et sa seda ise teeksid. No võib-olla on mingi küsimusi olnud, et enam-vähem tõmmatakse valest kohast ja siis on enam-vähem ja siis, no ja nad lihtsalt näiteks meie rattal, kuna lennetamas ainult ühelt poolt kinni, siis meil on nii kaldus ratas nagu jala peal. Et tegelikult ei olnud vaja teiselt poolt, siis nad olid ikkagi mingi aeg tõmmanud teiselt poolt ka. Ja no eks töötaja vaatas jah. Aga jaa, päris huvitav lahendus, kuidas ratas kinni tõmmata. Ma ei ole sellist asja veel näinud. Et ma olen mingi konksegi põranda sees küll näinud. Mis on muidu ka nüüd olnud praamidel, need augud. Aga just, et see on mingi keti lahendus. Keti lahendus oli just hea sellepärast, et seal oli mingisugune 10 ratast ja need kõik 10 ratast olid nagu ristipidi pargitud sinna paralleelselt nii-öelda. No vaata muidu jah, nagu läheb nii palju ruumi kaduma, sest et sa pead väga nagu täpselt laeva sees jälgima nende aukude asukohti. Ja ketiga võid tõmmata ju mis iganes, võib-olla mingid on kitsamad rattad, võib-olla osadel on kohvrid ja kuidas iganes sõidad sinna peale. Hea lahendus oli, mulle see meeldis. Ja laevasõit oli päris pikk. Laevasõidu ajal Kelly pani hullu, tegi eilse video valmis. Meil on õnneks selline hea akupank, mis toidab tema telefoni ja ka veel, tal on tegelikult üks äge ventilaator, võib-olla pärast teeb pilti sellest, mis on video editimisel telefoniga väga oluline, sest telefon läheb tuliseks, mitte nagu soojaks, vaid tuliseks. Ja mul laevas telefon ütles, ma tahtsin Google Mapsist vaadata, kus on mingi asukoht oli. Siis Google Maps ütles, et su telefon on liiga kuum, et ma panen sulle tumeda. Ja telefoni nii-öelda nagu tehniliselt termineid kasutades performance ehk siis jõudlus väheneb temperatuuriga nagu tohutult, sest telefon hakkab ise jõudlust piirama. Sest ta peab jahutama. Just, peab jahtuma, aktiivjahutus telefonis ei ole, siis on passiivjahutus. Ja selle tõttu, kuna see on nii-öelda väline jahutusseade, siis saab palju kiiremini asju tehtud. See küll võtab voolu, see on järjekordne USB-seade, mis akupangast saab toita, ei ole hullu. Ei võta õnneks väga palju voolu. Vahet ei ole, palju võtab, siis võtab. Aga ta nagu ei ole ainult ventilaator, vaid seal on päriselt jahutuselement ja radiaator. See on kahte tüüpi, see küll on mingisugune odav hiinakas, mis maksis mingi 5 euri või 10 euri. 7 vist, jah. No okei, aga need on ka mingid asjalikumaid, mis maksavad mingi 50 euri, mis nagu päriselt jäätavad ära selle pinna. Kui sa veetilga sinna vastu paned, siis see radiaatori peale tekibki jää. Vett ei tohi panna, muidugi tekib nagu, aga jah, et nagu mis päriselt jäätavad. Neil on mingi odav junn, aga juba ajab asja ära. Jah, väga palju paremaks teeb asja. Igatahes, praami peal Kelly pani hullu, 3,5 tundi oli sõitu, ta tegi umbes 2 tundi sellest videot. Ja pärast sai kerge powernappi tehtud, aga... Jah, sest et klippe oli palju ja esialgne Reelsi pikkus, kui ma panin kõik videod ära ilma kiirendamata, lõikamata, oli 9 midagi minutit, millest pidi saama siis 2.20. Et see oli nagu see keerulisem pool, ma ütleks. No seda vist oleme maininud ka, et 2.20 on sellepärast, et Twitteris või see, mis iganes X on selle nimi, seal on maksimum video pikkus 2.20. Ja mujal on 3 minutit, eks siis me juba mõtlesime, et suva, lasta all siis 2.20, et ma ei tea, see X on nagu nii selline... Keegi ei viitsi vaadata, on nagu pikemat. Just, et see ongi selline
lühivideo. aga lihtsalt ilusate kaadritega on alati see, et mis ma siis nagu välja jätan või mida ma siis kiirendan. Ei, see kiirendamine ongi lõpuks nagu nii jabur. Ilus kaader, sa ei suuda seda nautida 1 sekundiga. Jaa, ei, ma selles mõttes mingi hetk tegin otsuse, et nendel kaardiklippidel on siuke 2,5 sekundit on suht miinimum. No mõned on lühemad, mis on nagu lõpud või algused. Ja muidu on liiga hüppamine. Ja nendel videoklippidel on siuke 5 sekki on nagu absoluutne miinimum, millest nagu madalamat on natukene keeruline. Ja. Aga ühesõnaga aga lõbus. Lõbus oli seda pealt vaadata, mina seda tegema ei pidanud. Ja no vaata, muidu on see, et sa õhtuti tegeled mingite muude asjadega, siis nagu ei pane tähele. Seal oli lihtsalt see jama, et märkasime kell 5 või tegelikult 5:30 natuke venitasime hommikuga. Joppas. Vedas. Ma mõtlesin, et suva, see 6:30 on seal nagu olema varakult. Igatahes väsinud olime hommikul ja noh, nüüd on päeva lõpp ka, et täna oli vähe pikem päev jälle, sõidutund oli natuke vähem, aga me jõudsime lihtsalt nii hilja, me jõudsime mingi 10:30 alles Moskanes vist oli jah. 10 paiku jõudsime tegelikult. Moskenes vist jah. Moskenes jah. Ühesõnaga Lofootidele. Ja Lofootidele jah. Ja siin sõitsime ringi siis kohe hommikul või noh, ütleme niimoodi lõunapaiku juhtus üks selline loll intsident, mis röövis meil umbes tund aega. Vist isegi natuke rohkem. Mul kiivril otsustas minna katki päiksevisiir. Päiksevisiir on siis kiivril selline asi, et sa siis kõrvalt liigutad ühte nii-öelda nuppu ja siis päiksevisiir kukub alla. Päiksevisiir on nagu ülimugav asi kiivril ja kui see katki läheb, siis ma ütlen ausalt, kuna mul on nii tundlikud silmad, siis mul on nagu pekkis. Ehk siis päris hull. Igatahes ma ei saanud selle korda koha peal, võtsin küll kiivri laiali lahti, sain aru, et seal on selline trossisüsteem. Ehk siis kui sa liigutad siin seda nuppu, siis trossidega tõmmatakse päiksevisiir alla. Üks tross oli katki läinud, ehk siis üks pool liikus, teine pool ei liikunud ja lõppkokkuvõttes ei saanudki tööle praegu. Lükkasin päiksevisiiri ülesse, kasutan päikseprille. Tüütu on jube tüütu, kiivri sees päikseprillidega lõpuks hakkavad kõrvad väga valutama, sest ta surub vaata kõrvadele on niimoodi vastu kogu aeg terve päev. Noh, järgnevad päevad lihtsalt saab hakkama kuidagi ja pole midagi teha. Tunnelid on lõbus. Tunnelid on Norras suhteliselt kottpimedad, mis tähendab seda, et ma tunnelis tavaliselt lasin päiksevisiiri nagu ülesse, tõmbasin tavalise visiiri ette, et nagu külm tuul liiga palju aju ei peksaks. Nüüd päikseprillidega, no ma ei hakka neid ära võtma, siis ma teen veits nagu vanamehed teavad, et niimoodi nagu tõmbavad alla ja räägivad tõsist juttu. Tead, poiss, nüüd kuulana. Aga pole midagi teha, no. Peab sellist ajutist lahendust kasutama ja põhjas õnneks tunneleid ulme palju ei ole. Ehk siis saan lihtsalt hakkama praegu. Oled sa kindel selles? Suht, seal pole mägesidki ju. No okei, jah, see on vist mägest on vähem. Seal on jumal lauge kõik, noh. Seal on kõik. Seda küll. Ja, saime sõidu ajal täna majutusega planeeritud kõige idapoolsemasse tippu. Ehk siis meil on nüüd ette võetud mingisugune 4 või 5 majutust. Ja nüüd peame ühe veel võtma, vaata. Ja nüüd võtame ühe veel. Ehk siis tegelikult, kui me nüüd võtame ühe veel, siis see juba tulebki Soome piiri peale. Ja siis on põhimõtteliselt need nii-öelda nagu vaatamisväärsustega majutused olemas. Ülejäänud on kõik mingi Soome pool 3 transiidimajutust või? Ja tegelikult on nagu sisetunne selline, et tahaks teha mingid pikemad päevad varem koju jõuda. Ma arvan, et kütame mingi 6-sotised päevad 2 tükki ja tehtud. Sest et tahaks juba koju. Sealt peakski 1200 umbes alla olema. Umbes nii vist. 1400 oli minu Nordkapi. Jah. Ehk siis ma arvan, me teeme ära niimoodi 2 6-sotist päeva, sest Soome teed on ilusad, Soome teed on kiired ja vabandust veel kord soomlastele, aga see riik küll jõuab külastada seda ka. Jah, jätame selle võib-olla järgmiseks reisiks, kui saab äkki Venemaa poolt sealt Soome siseneda 20 aasta pärast. Igatahes, vaatame seda pärast reisi lõpupoole. Ja, sest tegelikult on juba tunne küll, et on neid mägesid nagu nähtud ja tahaks vaikselt hakata sinna täna mina tundsin seda, et kõik päevad juba sulavad kokku. Ehk siis, kui ma hakkan meenutama reisi algust ja nüüd vahepealset ja nüüd nii-öelda keskpaika ja kõike, et kõik sulab kokku, et ma olen juba seda mäge näinud. Vahet pole, et see mägi oli mingi 700 kilti või mingi 1000 kilomeetrit kuskil tagapool, aga... Et vaated hakkavad vaikselt korduma, jah.
siin Lofootidel on küll ilus, On ilus. aga natukene häirib see, et see on räige turistikas. Mis tähendab seda, et kõik kohad on inimesi täis. Kui ma mõtlesin, et kuskil Kesk-Norras mägedes on palju karavane. Ei, siin on palju autosid. Siin ka ei paista praegu välja. Me oleme tegelikult jälle ühes kämpingus mingid nagu väga ilusa vaatega kohas. Jah. Siin talvel peaks olema need, nende mägede kohal peaks olema need virmalised. Aga ühesõnaga sellega nad nagu müüvad, aga reaalsuses see plats ise on lihtsalt mingi kruusaplats, kus on kämpad peal. Siin on mingid suured teetööd praegu kõrval ka, et ehitatakse seda mingit maanteed siia kõrvale. Võib-olla on sellega seoses, aga... Ei, mulle tunduski piltid järgi, et siin ongi nii. Aga siin on, jah, kämpasid on ka väga, neid kämpaautosid on ka väga palju. Samas nagu me ei ole veel käinud nendes üldruumides, aga kodulehel oli neil kirjas, et neil on näiteks saun ka. Ja nagu köök ja kõik jutud, kus on nagu kõik olemas. Vot seda ei tea veel nagu, mis kvaliteediga see on. Lähme varsti otsima. Aga... Tead, meil on see lugu, et me kasutame neid kämpasid ja majutusi peamiselt ikkagi ainult ööbimiseks, ehk siis meil ei ole see kõrgkvaliteet ei ole nii oluline. Jah, asukoht on rohkem nagu teemas. Asukoht on teema, jah. Ja me otsustamegi põhimõtteliselt niimoodi, kuna meil on eelnevalt marsruut tehtud, ehk siis võib-olla natukene põigata, aga see konkreetselt jäi sõna otses mõttes marsruudi peale. Jah. See tee on siit 100 meetrit. Jah, see on siin samas, jah. Aga siin on jah nagu palju karavane. Karavane, matkajaid, hääletajaid, rattureid, nagu kõik võimalikud turismistiilid, mis aeg on olemas. Mootorrattureid on suhteliselt vähe, ma ütleks. Kuigi tegelikult sadamates me oleme näinud päris suuri... Peldikutud ei taha olla või ma ei tea. Kuigi siin olid ka mõned. Ühesõnaga, ta on nagu turistikas. Ehk siis need samad vaated, nagu väga sarnased vaated Kesk-Norras, Lõuna-Norras, palju vähema rahvamassiga. Jah, aga mis on nüüd Lofootidel on täiesti erinev, on see, et kui me käisime kuskil Kesk-Norras, nägime hunnik mägesid, sa olid seal mägede vahel. No jah, et sa sõidad seal torust nagu läbi. Jaa, et sa sõidadki nagu mägede vahelt, sa tunned, et nagu siin on mingi, vaatad üles, seal on mingi kaljuserv, vaatad teisele poole kaljuserv, siis siin on niimoodi, et need mäed on nagu kaugel ja siin on meri. Ehk siis see annab nagu täiesti teise efekti. Vahel on osa niimoodi, et sa sõidad kuskile ühe poolsaare nii-öelda tippu ja sa näed teise poolsaare mingi kaugel, näed teise poolsaare mägesid. Ja need on nagu kuskil udukogu taga selline kerge siluett ja see annab päris hea efekti. See on täitsa ilus, teistmoodi jälle. Et nagu Kelly võrdles, et võib-olla on võrreldav sellise mingi Hawaii-Davaiga, et see on nagu... No kerge nagu süke mingi saare, selles mõttes süke nagu troopilise saare vaip tekib. Ja vesi. Oi, kui selge on see vesi. Helesinine ja selge. Ilmselgelt on see külm, ma ei hakanud üldse nagu varvas sissegi panema, äkki tahaks uima minna hulbjast. Aga noh. Kuigi täna randades oli väga palju inimesi, vees olid ka mõned, aga enamik ikkagi päevitasid, sest siin päike hakkab päris kähku peale. Jaa, ma sain täna jõhkrat päikest. Ma isegi vaatasin, et kui palju me oleme käinud niimoodi, et nagu kindaid käes ei ole. Siis kui ma eile võtsin käekella ja kõik asjad nagu käe pealt ära, siis nagu käelabad on pruuniks läinud. Jah, mul pruuniks ei lähe asjad, aga... Sa läheb punaseks. Mul on kael tõenäoliselt põlenud, sest täna see loll asi oligi see, et see kiivriparandusseik oli just enne mingisugust tunnelit, mis tähendab seda, et ma pidin selle visiiri korda saama, sest kui ma sisenen tunnelisse niimoodi, et mul päiksevisiir on all, siis ma ei näe mitte midagi. Ehk siis ma proovisin selle korda saada, aga lõpuks lõppeski niimoodi, et ma lükkasin selle lihtsalt ülesse ja siis sai niimoodi lahendatud. Aga tund aega päikse käes võiks sai põletada, et see oli ikka päris intensiivne päike keskpäeval ka. Jah, keskpäeval, jah. Et me lõpetasime mingi nõks peale 12 seal, sõitsime edasi. Kokkuvõtvalt mina ütlen ausalt, Lofoodid on ilusad, ehk siis kui siia mingi kämpa või asjaga tulla kämperiga, siis on ilus koht, kuhu tulla. Ma kujutan ette, et kui me majutusi vaatasime Lofootidel, keeruline. Hinnad algasid 2 või 3-ga. Aga siin on võib-olla mõistlik ka see, et kui sa tuled seltskonnaga, siis siin on väga paljud majad on nagu suuremad. Ja tead, siin saab isegi niimoodi teha, et sa võtadki kuskil keskele, võtad majutuse, sõidad päev ühele poole, teisele poole ja niimoodi nagu kütadki igale poole ringi. Et see on piisavalt suur saar või saarestik või ma ei tea, kuidas seda nimetada, on saar või? Üks saar või?
tegelikult vist on erinevad, vaata. Ja aga homme me lähme praamiga ära siit, ehk siis tegelikult on mingi üks suur või? Ma ei tea. Sillad olid vahel. Ei, jõhkrat sildu oli jah, aga nad vist ikka on eraldi, sest et nad on Lofoodid. Jah. Noh, tegelikult ma sain nüüd teada, et Nordkap ei ole ka ju tegelikult mainland, vaid Nordkap on eraldi saar. On? Jep, seal on pisike sild vahel. Ehk siis noh, kõige põhjapoolsem mandritipp on hoopis teine koht. Ja et kui saart võtta, siis saar on hoopis teine. Saar pidi olema mingi, ma ei mäleta selle nime enam, aga jah. Aga noh, kuna see on ühendatud sillaga, siis on jälle mingid vaidlused. Okay. Et kas sillaga ühendatud saar on mander või ei ole? Jaa. Väga imelik. Igal juhul tänane päev oli suhteliselt, tegelikult ei olnud kilomeetrid, oli vähe, 300. Nii vähe või? Ei oldi vähe. Praam sõitis 100. Ja see on video näitis 400 või? Jah, umbes, kopikad. Okay. Ma arvan, umbes 300. 350, kui tahame nagu ülespoole kuidagi ümardada. Aga intensiivne oli, sest päev algas hilja. Või noh, hommikul algas vara, sõit algas hilja, pluss veel hommikune see kuradi kiivri parandamisseik. Tegelikult me hakkasime liikuma alles kell 12. Sest alguses oli mingi 30 kilomeetrit äkki või? Ja mingi hästi väike lõik, jah. Nagu pisike lõik oli alguses, kiivriseik võttis tund aega, kell 12 alles sõitma. Ja nüüd kell 7 jõudsime kohale, natuke hiljem isegi. Palju õnne, Killi hakkab jälle videot tegema. Hull pihvika, noh. Ma joon teed. Kusjuures ma vist tahaks täna õhtul teed juua. Jah, ma arvan, et teeb jah. Sest täna oli selline, täna sai tunda seda, mis tähendab mägede vahel ja mägede taga olev temperatuuri kõikumine. Sõidad ühes kohas on 24 kraadi lagi pähe päike, inimesed ja rannas. Ja õhk seisab. Kõik on soe, selline lämbe nagu laks, mingisugune soe õhk. Sõidad 10 kilomeetrit kuskile mäe taha, 17 kraadi, külm õhk peksab lihtsalt kõrri. Ja lasingi visiiri alla, ma tavaliselt sõidan nagu visiiri üleval, lihtsalt kas siis päiksevisiir, noh enam ei ole päiksevisiiri, nüüd on päikseprillid. Ja visiiri üleval, aga siis ma pidingi tavalise visiiri alla laskma, külm hakkas. Ja ikkagi selle, mis iganes vee kohal, kas see siis on meri või ookean või mis seal oli? Või need siseveekogudest ei olnud? Ei. See oli ikka mingi? Jaa. Oli udu ja oligi siuke niiske, külm, rõske. No me käisime sellises kohas nagu Egum. Jah. Egum. Ja seal oli nagu ikka väga palju seda udu. Sõitsimegi sõna otseses mõttes udu pilve sisse. Seal oli väga kõrge mägi pea kohal, mida me ei näinud, sest udu oli. Aga see udu oli ka ikka külm, 14 kraadi oli vahepeal. Et see on nagu, selline mõnus. Kui põhja lähme, eks me peame arvestama sellise temperatuuriga. No vaata, sellega lihtsalt ongi see, et kui sul on terve päev siuke jahe temperatuur, siis sa oled nagu vastavalt riietatud. Eks meil on kõik riided olemas selle jaoks, aga kui sul ongi nagu 10 minutit on sul nagu väga palav, nii et sa lihtsalt higistad ja siis sa koheselt lähed nagu väga jahedasse, kus sul on külm ja siis sul on see higine keha, tuul puhub, siis on nagu... siis on see oht lihtsalt, et nagu see mõjubki kehale ja tervisele. Sest et muidu nagu oleks riided panna selga küll, aga kui sul hakkab pärast nagu sekundiga nendega palav, siis... Kõvasti, mul on kokku 4 kihti, mida panna. Et see on nagu, jah, kihti on küll, aga tõepoolest, et kui sul vahepeal on 20 mingisugune plusskraadi päike vähe ja siis hakkad nagu koha peal kuskil higistama ja siis järgmisel hetkel on kuskil varjus 14 kraadi, siis on tüütu on. Sa ei hakka neid kihti poega ära kiskuma. Sest hommikul oli ka, ma ikkagi panin 2 kihti. Jõudsime kohale, siis ma vist esimeses peatuses võtsin ära kihi seal nagu saarele jõudes. Ja siis tegelikult mingi aeg oli jälle tunne, et nagu tahaks tagasi panna ja siis nagu tahaks jälle ära võtta ja et väga keeruline. Aga muidu oli selles mõttes täitsa tore päev. Et Lofoodid on ilusad, on tõesti ilusad. Kui nüüd seda nõmedat sõna jälle kasutada, kui võrrelda Kesk-Norraga, siis Kesk-Norra on ilusam. Minule meeldib Kesk-Norra rohkem, sest see oli nagu selline autentne, mägede vaheline, looklevad teed, kitsad teed, vaatad ühele poole mägi, teisele poole mägi, selline tunne nagu sa oleksid kuskil nagu Norras, nagu mingi Lord of the Rings, mingisugune dwarfide mingi
ja seal ikkagi nagu jah, seal tekkis vaata see tunne, et sa oledki üksinda selles maailmas ja nagu väike sipergas. Aga siin on turistikas. Poed on ka turistidele nagu suunitletud, selles mõttes nagu tootevalik on selline, sul on mingid suveniirtooted on igas toidupoes, noh, siin on muidugi neid vähe, aga selles mõttes jah, igas poes on ühesugused. Täpselt sama valik. Et täna käisime ühes mingis muuseumi poes, kus mõtlesime, et saame nagu kohaliku kleepsu, noh, kus me õssime ka. Egumis käisime. Ei, me käisime seal kohe esimeses selles külas. Jah, aga Egumis vaatasime ka. Ei vaadanud. Vaatsin. Oli jah, seal oli jah. Jah, vaatsin jah. Mõtlesime, et on äkki kohalik kleps. Aga need on nagu need üldised Lofootide omad. Ehk siis igal pool on suht sama kraam või siis on üldine Norra oma. Kuigi siin seda on vähem. Nokamütsid olid? Need olid ka Lofootide omad. Olid jah, kusjuures oli jah. Et see Lofoot on nagu jah, eraldi bränd siin kusjuures, jah. Et T-särgid ja kõik, aga selles mõttes ikkagi nagu igal pool on sama kraam ja nagu toidupoodides ka. Et ikkagi mandril väga toidupoodides seda suveniirkraami nagu ei olnud. Jah, ehk siis kämperiga kindlasti pead aega varuma, mootorrattaga ei pea aega varuma. Vahel on niimoodi, et kus kohas norrakas on selline, kuidas on nagu mingi liigne agarus on ogarus. Täna oli paar korda selliseid juhtumeid, kus kohas lihtsalt mingi norrakas peksab pidurit, paneb suuna sisse selleks, et mind mööda lasta. Kuule, nagu ma lähen mööda siis, kui ma lähen mööda ja mootorrattaga see möödumine võtab aega vähem kui 5 sekundit, et see on nagu... Aga jah, jätkuvalt ma olen seisukohal, et norrakas ei ole just väga aktiivne liikleja. Et selline rahulik. Kaks autot mahuvad ilusasti kõrvuti, nii-öelda üks vastu, siis teine päripäeva. Siis nagu, või pärisuunda, et see on nagu pidurit, ikka pidurit, põhja pidurit, seisma. Ja nad nagu jäävad seisma. Nad jäävad seisma. Et ma saan aru sellest, et kui sa sõidad nagu kiiresti, et sa võtad natuke noogu maha. Jah, mingi 15 kilti tunnis, 20 kilti tunnis. Aga nad pidurdavad maha, nad lihtsalt jäävadki, kes teed seisma. Nad nulli. Ja siis on nagu see, et nad jäävad seisma mingi kõige kitsama koha peal, ehk siis kumbki suund ei saanud liikuda. Ja sellisel hetkel mul tekib nagu küsimus, et kas ta nagu läks paanikasse. Ja võib-olla läkski. Et hästi nagu paanilised otsused. Ja, kuidagi nagu, ja ruumi on küllaga. Ma ütlen ausalt, kui sellise nagu juhi sa saad kuskile, ma ei tea, Itaaliasse või nagu päriselt kitsaste tänavatega riiki, linna, siis ma ei tea, mis ta teeb seal. Et keeruline, jah. Aga ei, mootorrattaga saab mööda. Isegi küljekohvritega saab ilusasti mööda, kuna tsikkel liigub nii kiirelt, siis ei ole, seda muret ei ole. Võib-olla mõni, ma ei tea, mõtleb pärast, et kuradi eestlased raisk, aga kuradi eestlased raisk. Jah. Kõik või? Mis me muud räägime? Jah, vist ei ole. Hullult tiirutasime. Kas homme meil on Tromsos majutus või? Jah. Vist oli, jah. Homme meil on mingisugune kodumajutus. 2 praami. Ehk siis peame nüüd graafikud üle vaatama. Üks praam on tunniajane vähe pikem. Keskpäeval ma ei tea, kuidas me sinna lihtsalt pressime järjekorras jälle ette. Tuimalt. Ma ei hakka üldse nagu kõhklemagi selles. Mootorrattad alati mahuvad ära. Ja. Ei ole probleemi olnud. See üks kord oli see nõme, see praami või see sadama töötaja, kes ütles, et mine nüüd järjekorra lõppu. Ei lähe. Aga mahume. Mahume küll, ma arvan. Teine praam oli lühike ja siis olemegi Tromsos. Jah. Ühesõnaga. Ja seal vaatame siis, kuidas me saame selle video teha, sest et meil on, nii palju kui ma aru sain, siis see ongi nagu päriselt kodumajutus. Ehk siis see ongi nagu tuba kellegi kodus. Jah. Oli väga sootsa hinnaga, väga heade reitingutega. Väga sootsa hinnaga. Ma ei tea, reiting oli ka vist bookingus, ma ei tea, 9. Ja, see on hea reiting, jah. No 10. Ja 50 €. Jah, oli vist, jah. Ja. Ja see oli suht okei koha peal ka seal linnas. Troms on ka mingi naljakas linn, kus kohas tegelikult on mingi keset nagu veekogu mingi saar. Mõlema pool on sillad ja eks siis ole juba näha, kui hilja me sinna jõuame. Ma loodan, et praamid katki ei ole. Ma loodan, et praami graafik peab paika. Jaa, sest täna oli ka selle Podopraamiga ikkagi päeval mingi jama. Oli, jah. Et need ajad nagu muutusid. Oot, aga näeme homme ja uute seiklustega. Nautige.
kõik. tšau.